Eeriku ja tema lendava sõbra Karlssoni tegemised, mis lõpevad alati naljaka segadusega, on lõpuks jõudnud Eestisse ja eesti keeles. Astrid Lindgreni tegelastele on andnud oma hääled parimad näitlejad. Kas nii on väga raske lennata? Mitte maailma parimale kunstlendurile. Selline väike armas maja. Just selles elab ju maailma armsaim Karlsson. Kõik koerad lähevad taevasse. Koer Charlie ja kodutu tütarlapse uskumatud seiklused, et Charlie pääseks tagasi taevasse. Milleks leppida paari kondiga, kui võid saada terve hunniku konte? Siis ütleb Robin Hood väiksele Johnile. See šerif on igavene eputis. Lööks tõige maha ja võtaks kulla ära. Mitte endale, vaid annaks selle vaestele, kelle oma see tegelikult ongi. Kindral Tae Kukk, kas märkasite midagi? Veel mitte, teie kõrgus. Selge. Kilpkonn Sangar. Selleks, et päästa merekuningriiki, asub väikene ja häbelik Kilpkonn Sangar seiklusrikkale teekonnale. Aitab! Küsi, mida tahad teada ja sa kuuled tõtt. Lumivalgeke. 7 maa ja mere taga elas kord imekaunis printsess, kes kohtas metsas 7 pöialpoissi. Sa oled ju kivikärbse laps. Muidugi. Ja teie olete 2 väikest mesilast, eks ole? Noh, ja see oli küll naljarkas, et me siin nii väga kartsime. Mesilane Maaja. Uudishimulik mesilane Maaja lahkub oma kodutarust, et sõpradega avastada ümbritsevat maailma. Ettevaatust, ma tulen potiga. Ja meie korjamine pole meie lakkumine. Ükskord peaks ometi. Me ei tohi ju maiustada, aga see maitseb nii hästi. Nils, jäta ometi loomad rahule. Ma ainult mängisin temaga. Ausõna? Mitu korda pean ma sulle ütlema, et sa ei tohi isahane piinata. Lase mind lahti, mida ma Nils Holgersson. Pikal ja ohtlikul reisil õpib paha poiss Nils loomi armastama ning temast saab jälle hea ja korralik laps. Jää siia, sõbrake. No, miks nii arglikult? Su tarkus pole veel ometi otsas. Jookse ära, Nils, jookse! Ja kes teab, kuidas mu esiisal läinud oleks, kui ta poleks sel ööl ööhaldjat näinud. Ärka üles, ärka, ära karda. Mina olen ööhaldjas. Lehvitage, mõelge seejuures, et olete kotka. Peetrikese kuureis. Peetrikese ja Anneliise teekond kuule, et päästa maipõrnikas Sumsemann ööhaldja needusest. Teie kõrgeausus, et nõidusest vabaneda peab printsess Pirlipat sööma krakatuki pähklit. Prints Pähklipureja. Populaarne jõulumuinasjutt printsist, kelle kuri nõid on muutnud sõdurivormi kandvaks puust pähklipurejaks. Jalga saanud ja ta peab selle kinni silmi printsessile ulatama, siis astuma komistamata 7 sammu tagasi. Totu Kuul. Fantaasiarikas ja naljakas lugu Totust ja tema sõpradest, mis õpetab oma väikestele vaatajatele nii mõndagi füüsika ja täheteaduse vallast. Miks on vaja õhku pudelisse korjata? Huvitav, imearmas. Miks sa siin niimoodi ripud? Tahan ja ripun. Mis see sinu asi on? Tuhkatriinu. Lugu Tuhkatriinust ja kristallkingast, mis aitab vaesel tüdrukul võita printsi armastuse.
on? Ei, midagi, me tahtsime ainult sind näha. Mis su nimi on? Minu nimi on Pipi Piksuk, kas teie olete? Mina olen Tommi. Ja mina Annika. Pipi Piksuk. Pipi on kõige ebatavalisem tüdruk maailmas. Tugev, nutikas ja läheb magama siis, kui ise tahab. Lustaka tüdruku ja tema sõprade eestikeelsed seiklused on lõpuks saabunud videolevisse. Selle mängu nimi on Keegi ei tohi põrandat puudutada. Peeter Paan. Mitte kunagi maal elavad uut liiki olevused. Esiteks haldjad. Nad elavad pesades kõrgel puu otsas. Siis on seal merineitsid. Nad elavad laguunis, sügaval vee all. Kuid neid näeb harva. Siis on seal veel metsaelukad. Ma ei hoolinud neist eriti. Metsaelukad jahivad alati punanahku. Aga punanahad jahivad üldiselt piraate. Ja piraadid jahivad kadunud poisse. Eriti nende liidrit, kõige huvitavamat mitte kunagi maa elaniku Peeter Paani. See on lugu sellest, kuidas ma kohtasin Peeter Paani ja reisisin mitte kunagi maale. Minu elu hämmastavaim reis. Ma ei näinud Peeter Paani ja Tinkerbelli, kui nad esimest korda meie majas käisid. Keegi ei näinud, mitte keegi, välja arvatud Nana. Aga Nana ei saanud meile midagi öelda, kuna ta on koer. Igatahes Peeter Paani esimene maja number 14 külastus ei jäänud viimaseks, nagu me näeme. Ja nad elasid igavesti õnnelikult. Hea tööd, Michael. Hea tööd, John. Emme, ma tahan veel ühte lugu. Jää nüüd magama, John. Homme õhtul tuleb veel üks lugu. Hea tööd, Vendi. Hea tööd, ema, see oli ilus lugu. Hea tööd, lapsed. Me peaksime sellest nurjatust koerast lahti saama. Kes on iial kuulnud koerast lastetoas? Ei. Ja mu kallis tean, et see on ebatavaline, aga kes vaatab laste järele, kui me täna öösel peole läheme? Kallis allkorrusel on lapsehoidja, kes hoolitseb laste eest. Nana teeb seda. Kas pole? Sa oled tõesti hämmastav naine. Arvan, et sa ajasid jälle nende päid haldjal lugudega segi. Koerad, muinasjutud
kuhu me nii jõuame? Ja kallis. Mis sa arvad, Tinkerbell? Arvan, et Wendy saab sellega hakkama. Jumala pärast, Tink, tule sealt välja. Rau! Rumal haldjas. Ettevaatust! Koer püüdis mu varju kinni. Neetud koer, sa kahetsed veel seda? Palun luba tal jääda. Päris kindlasti ei luba. See koer lõhkus kalli klaasvaasi, äratas lapsed ja rebis nende riideid katki. Millised riided? Lihtsalt mingi vana musta värvi asi. Ma panin selle tagasi sahtlisse. Must? Lastel pole musta värvi riideid. Mis sellest? Me oleme juba hiljaks jäänud. Kas sa näed seda neetud koera? Hästi. Kuidas jääb minu varjuga? Kas sa näed seda? Ei näe? Oh jumal, kus see nurjatu vari on? Siin sees? Imetore, ma leidsin selle. Ma leidsin oma varju. Kes sa oled? Peeter Pan ja minu varimisi taha paigal püsida. Ma aitan sind. Minu nimi on Wendy Darling. Ma tean. Ja see on John ja see on Michael. Kust sa seda tead? No, ma tean teist kõike. Ma tulen igal õhtul, et sinu ema lugusid kuulata. Ma võiksin selle tagasi õmmelda. Hea idee. Ma arvan, et see on roheline. Ja. Oi, kui ilusad nööbid. Kas pole? Tinkerbellile meeldivad nad ka. Kes on Tinkerbell? Lihtsalt üks väike tüütu haldjas. Ma ei usu haldjatesse. Ära nii ütle. Iga kord, kui laps ütleb, ma ei usu haldjatesse, sureb üks haldjatest. Üldeke, ma loodan, et ma ei tapnud sinu sõpra Tinkerbelli. Ma loodan seda sama. Tinkerbell, kus sa oled? Mis müra see on? Tink! Sa panid end ise luku taha. Ta on nii imeilus. Tema ütleb, et sina oled inetu. Näed, ma parandasin oma varju ära. Sina? Hästi, võib-olla sina aitasid natuke. Võta. Tänan. See on nii imeilus. Jäta järele, Tinkerbell. Ta
muutub väga armukadedaks. Sa oskad lennata. Võiks nii öelda ja isegi väga hästi. Nad lendavad. Kes nad on? Need on Peter Pan ja Tinkerbell. Nad käivad siin, et ema lugusid kuulata. Kas sa võid meid ka lendama õpetada? Ma olen kindel, et härra Pan parem. Loomulikult võin ma ka teid lendama õpetada. Kas tõesti? See on kerge. Tuleb vaid mõelda ilusaid imelisi mõtteid ja liigutada õlgu ning lendu minna. Ja ongi kõik. Ja natuke seda. Hald ja tolm. Vendi, kas sa tead, milline peab olema ema? Ma arvan, et jah. Arvad? Hästi, siis sa võid meiega kaasa tulla. Ja, lähme! Ma ei tea, aga mida isa selle peale ütleb? Me hakkame lendama! Kuhu me läheme, Peeter? Minu koju mitte kunagi maale. See on täis piraate, indiaanlasi ja krokodille. Kuidas me sinna saame? Kuidas? Loomulikult me lendame. Jumal küll, see on tore. Vaadake mind, ma olen kotkas. Aga me ei tea ju teed mitte kuningamaale. See on lihtne. Kõigepealt vasakule ja siis otse kuni hommikuni. Lihtsalt järgnege mulle. Kas su ema teab, et sa seda teed? Mul ei ole ema. Pole ema? Miks ei ole? Ma jooksin kodust ära sel päeval, kui ma sündisin. Mu jumal. Nad kõik rääkisid sellest, kelleks ma saan, kui ma suureks kasvan. Mina ei tahtnud suureks saada, sellepärast ma lahkusin. Armas aeg. Michael! Miks sa küsisid, et kas ma tean, milline peab olema ema? Mitte kunagi maal pole emasid ja me vajame ühte ema. Seal see on, mitte kunagi maa.
tahan näha piraate. Mina ka. Olgu, näitan teile kõige alatumat ja vastikumat piraati. Kapten Konksu. Lähme. Ma ei arva, et me peaksime minema. See on õige. Tinkerbell juhatab sind maa-alusesse majja. Poisid võivad tulla minuga. Tinkerbell, tee nii nagu ma ütlesin ja vii meie ema, ma mõtlen Vendi, alla meie peidupaika. Meie lähme piraatidele külla. Jaa, piraatidele külla. John, Michael, olge ettevaatlikud. See on kapten Jasper Konks. Stop! Hei hõissa, sõidame röövima. Ja kui meid lahutatakse kahuripauguga, oleme kindlad, et kohtume all. Kapten Konks. Smee! Ma ütlesin sulle, et sa ei segaks kunagi minu laulmist. Aga kapten, see on Peeter Pan. Kes, kus? Ta on läinud, sir. Tänu jumalale. Kas ma olen sulle kunagi rääkinud, Smee? Rääkinud sellest, et poiss võttis mult käe? Ja, sir, te olete rääkinud. Hästi, Smee. Sa pressisid selle minult välja, ma räägin sulle. Aga kapten. Oli pime, tormine öö. Kapten. Ta läks kadunud poistele ema otsima. Nad on varsti tagasi. Ema! See on tõsine asi. Kui need poisid saavad ema, siis nad saavad puhtad riided. See on tõsi. Ja head toitu. Ja kellegi, kes neile lugusid jutustab. Smee, sul on õigus. Me ei tohi lasta sellel sündida. Me peame temast lahti saama. Aga kapten. Meeskond, kohutav hädaoht ähvardab meid. Krokodilla. Kus? Ei, et vaatus, see on terav. See pole krokodill. Peeter Pan leidis ema. Ei, see pole aus. Kui meil ei või olla ema, siis ei või ka neil. Kas me ei võiks teda pidada oma emaks? Kindlasti mitte. Emad pole lubatud. Emad pole lubatud. Ahah. Ai. Ma lõikasin endale pöidlasse. Veri. Mu julged mehed.
Nagu ma mäletan. Krokodill! Kust sa tead? Tiksumine. Ta neelas kella alla. Ja ta neelas mu käe. Ja nüüd ta tahab kõik, mis minust üle jäi, alla neelata. Kiiresti, me peame vendid hoiatama. Tinkerbell, kas me oleme varsti kohal? See on Tinkerbell. Peeter peab tagasi olema. Seal ta on. Mis seal tema taga on? Mingi lind. Mida ta räägib? Ta ütleb, et Peeter palus meil see lind maha lasta. See on imelik. Peetrile tavaliselt ei meeldi, kui me kellegi pihta laseme, välja arvatud piraatide pihta. Peeter teab paremini. Ma loodan, et sa andestad mulle ütluse, et ma ei usu haldjatesse. See on lihtsalt... Oh jumal! Ma sain pihta, ma lasin linnu maha. Imelik lind. See on Leedi. Ma lasin Leedi maha. Peeter ütles, et ta toob meile ema. Oh ei. Kas ema on juba kohale jõudnud? Tema nimi on Wendy ja teda ähvardab suur roht kapten Konksu poolt. Ei tea, ta pole saabunud. Ta tahab teda tappa. Ta ei saa. Kas ta on juba kindlas kohas? Mitte päris. Ma tapsin ta. Mida? See vana tola. Ta tuli, et olla meie ema. Meie ema. Meie õde. Ta on elus. Ma löön su maha. Tappa meie uus ema. Ta on elus. Mul on rinnus valu. Ma usun, teil on seal nool. Mida? Ta on elus. Minu nööp. See päästis sinu elu. Kes minu pihta lasi? Seda tegi tema, Toodles. Aga miks sa minu pihta lasid, Toodles? Anna andeks, Wendy. Ma tegin seda ainult sellepärast, et Tinkerbell käskis mul nii teha. Mida? Tinkerbell ütles, et sa pead Wendy maha laskma. Tinkerbell. No küll ma selle tüütu haldjaga hiljem tegelen. Aga nüüd peame oma ema maa-alusesse majja viima. Ma pole teie ema. Wendy, palun ära räägi. Lähme.
Me ehitame oma emale vendile maja. Peter, ma pole teie... Kus sa pead puhkama? Toodles, Nips ja John toovad puud. Slidle ja Kööli otsivad värvi ja naelad. Kaksikud ja Michael valvavad meid piraatide eest. Mis see on? Ma loodan, et see pole lõvi, ma kardan lõvisid. Võib-olla lõvid haistavad verd. Need pole lõvid. Need on kadunud poisid. Lähme. Siin nad on. Ma kutsun kapteni. Poisid, ma valmistasin teile limonaadi. Limonaad! Tänan sind, ema. Ma pole teie... pole midagi. Oi, ta tegi neile limonaadi. Ai, kui meil vaid oleks ema. Hästi tehtud, poisid. Ma olen seda peidukohta otsinud juba aastaid. Smee, muuseas, kas ma rääkisin sulle, kuidas Peter Pan röövis mu käe? Jaa, kapten, neil on... Oli pime, tormine öö. Appi! Las ma vaatan. See paraneb varsti. Ole vait. Vaata, mida me nüüd teeme. Vendile, tere tulemast mitte kunagi maale. Hästi tehtud, kapten. Nüüd hakkab ta kindlasti meie emaks. Peale seda, kui ta seda sööb, pole ta enam kellegi ema. Aga kapten... Vait! Me röövime indiaani printsessi Tiigerlili. Va temast saab piraatide ema. Vendile, tere tulemast mitte kunagi maale. Kui armas. Tinkerbell, sa oled üks vastik väike haljas. Mida? Mürgitatud. Mürgitatud? Nüüd sa küll valetab, Tinkerbell.
see on mürgitatud. Tänan sind, Tinkerbell. Sa päästsid mu elu. Ma olen kindel, et meist saavad nüüd head sõbrad. Ma arvan, et Peeter Paan pole isegi aimanud, kui väga kadunud poisid ema vajasid. Muidugi vajasid nad kõige rohkem oma päris emasid. Aitäh, ema. Ja nad elasid kõik õnnelikult ja igavesti. Metsaelukad püüavad tavaliselt punanahkasid. Punanahad peavad jahti piraatidele. Kus need piraadid on? Sa, mis see on? Küsin viimast korda, kas sa hakkad piraatide emaks? Ei, mitte iialgi. See on Tiger Lily, indiaani printsess. Piraadid on ta kinni võtnud. Palun ole meie ema. Ei, isegi siis, kui see on viimane asi, mida ma teen. See siin on viimane asi, mida sa teed. Nad seovad ta kinni. Ta upub, kui algab tõus. Me peame midagi ette võtma. Vaata seda. Ei, teie seal. Kapten? Ja, see olen mina, Smee. Laske indiaani tüdruk vabaks. Kuidas, kapten, sa ju käskisid meil ta ära uputada. Hea küll, Keko. Ma muutsin oma käsku. Aga. Kas sa tahad kapteniga vaielda? Voilà. Kus see indiaani nõiamoor on? Tahan olla siin, kui vool ta ära kannab. Me lasime ta vabaks. Mida? Te ju ise käskisite ta vabaks lasta. Ma pole seda käskinud. Käskisid küll. Ei käskinud. Käskisid. Ei käskinud. Mida? Kes on nende kaljude taga? Kapten Jasper Konks. Ja siis on korras. Aga, mina olen kapten Konks. Ohoo, kes siis sina oled? Ma ei tea. Oota üks hetk. Kes sa oled? Võid 3 korda arvata. Peeter Paan. Lähme, võtame ta kinni.
Siia kadunud poisid! Vau! Midagi! Tumps! Nüüd sai küll! Appi! Appi! Ja! Sauchti! Ui! Uh-oh! Ha 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 ha! Oh! Peale poisid! Vabandage, ema. Midagi! Suts! Nüüd oled sa mul peos. Lõpetame! Kaome siit! Tagasi laevale! Me tegeleme sinuga hiljem, paan. Me ei võitle enam, Peeter Pan. Sa pääsid mu tütre. Nüüd oleme sõbrad. Tänan, pealik. Tiger Lily kuulis, et piraadid teavad, kus te olete. Ja nad ründavad teid täna öösel. Heldeke, ma ei tahaks täna võidelda. Ära muretse. Indiaanlased hoolitsevad Peeter Pani eest. Suur tänu. Vendi, on parem, kui sa jääd täna ööseks meiega. Kadunud poisid voodisse. Me hoolitseme kadunud poiste eest. Ei, siin on midagi muud. Oleme jalul, must pilv. Nad peavad siin kusagil lähedal olema. See oli viimane. Ma käitun temaga nii, nagu tema minuga.
Peeter Pan, tule välja. Räägime. See on pealiku hääl. Toodles, mine vaata, mida ta tahab. Just nii, Peeter. See on üks. Peeter Pan, tule välja. Räägime. John, mine vaata, mida punanaad tahavad. Peeter Pan, tule välja. Ma lähen. Palun pane uks enda järel lukku. Mul pea valutab ja ma ei lähe täna enam välja. Hea tööd. Käituge emagi ettevaatlikult. Ma tahtsin öelda vendiga. Lähme, poisid. Lõpuks saame selle raisa kätte. Ta on ennast luku taha pannud. Tule välja, Argpüks. Me ei saa siin igaveseks jääda. Viime teised laeva peale. Sa pead Peetrile teatama. Mis on? Sinu esimene kohustus piraatide emana on köögi koristamine. Mida? Mitte iialgi. Me aitame sind, Peeter Pan. Nii saame piraatidest viimaks lahti. Link läheb ja küsib, kas ka haldjad ja merineitsid appi tulevad. Me võime nad kõik tappa. Ei, mitte tappa. Kes nad maha matab? Kuidas oleks, kui peksaks neid? Väga segane jutt. See on tõsi. Nad peavad käima mööda lauda. Ei, kapten, hea idee. Ma toon laua. Kuna sa keeldusid olemast meie ema, pead minema esimesena. Päästke mind! Poisid, seal on krokodill! Kapten, see ei ole krokodill, see on Peeter Pan. Peeter Pan! Olen sind enne võitnud ja võidan ka nüüd! Sa ei tee mind sama trikiga lolliks!
Mida? Tõsi või? Arvad, et ma olen päris loll või? Nii kõik. Sellest piisab. Meie aeg on läbi. Ma tahaksin Nannit näha. Ja meie ema. Kes tahab oma tõelise ema juurde tagasi minna? Mina. Kas me tohime? Ema. Peeter, meil on aeg sinuga natuke rääkida. Peeter Pan lubas kõigil kadunud poistele oma ema juurde koju minna. Tuutuls, kus sa olid? Ema. Tere, ema. Nips, kus sa oled olnud? Nad kõik läksid tagasi oma emade juurde. Ema! Sme! Kus sa olid? Igavene nurjata pais! Ma ütlesin Peetrile ja Tinkele, et nad võivad jääda meiega, kuid nad ei tahtnud. Ma tänan sind, vendi. Aga siis me kasvaksime suureks. Meie aga ei taha seda. On ju nii, Tink? Head aega. Kohtumiseni mitte kunagi maal. Head aega. Head aega. Head aega. Lähme tagasi voodisse.